Eelmisel korral, kui käisime siin Kärcheri esinduses, siis tegime tutvust professionaalsete survepesuritega. Kuid nii nagu ikka, siis professionaalne masin on natukene kallim kui kodukasutaja masin ja natukene ilmselt ka võimsam ja tugevam. Nii et täna võtame ette siis kodukasutamiseks mõeldud masinad ja vaatame, mis ja kas selles valdkonnas ka midagi uut on. Tänapäeval praktiliselt igal sammul me kohtame, et jälle asju on uuendatud, paremaks tehtud, innovatiivsemaks tehtud. Kuidas survepesurite maailmas on? Samamoodi ka survepesurid arenevad edasi, et uued mudelid, kompaktmudelid eriti töötavad nii püstises asendis kui selili asendis. On ka full control, mida saab siis juhtida otse käepideme pealt, suure tugevust. See on nüüd hästi põnev, tahab ilmselt natuke rohkem lahti rääkimist. Vanadel masinatel oli sealt eest otsast tuli hültsi keerata, siis muutus surve. Jah, et uuel pudelil on piisab lihtsalt pöidlaga nupule vajutamisest, et saada vastavale pinnale vastav surve. Kuna pinnad on erinevad, neid võtame kas või kivi- ja puidupinna. Need kaks pinda taluvad täiesti erinevat survet ja sellepärast on soovituslik seda survet ka muuta. Aga lisaks nagu erinevatele survetele on ju teil siin terve riiuli täis lisatarvikuid ka. Lisatarvikud on nii autodele, fassaadidele, toruummistustele, on pinnapesurid, on pesuained, et valik on hästi suur ja lai. Kui suur peaks olema surve selles trassis, kus nüüd survepesur vett saab ja vett võtab? Piisab tavalisest survest, mis siis on majapidamises 2-4 paari ja lisaks suudavad ka survepesurid ise imeda, kas tünnist, ämbrist, vastava vooliku abil. Aga järgmine etapp, meie vesi iseäranis, kui me kuskilt tünnist ämbrist tõmbame, on nii ja naa, mis siis, kui nüüd masinasse mingi sodi sättub, kuhu selle filtri peaks vahele panema? Filter tuleb panna vooliku otsa ja enne masinat. Et see on spetsiaalne filter, mis läheb masina ja vooliku vahele. Lisaks on ka, kui masin ise imeb, on tal ka otsas väike filter, mis ei lase suuremal mustusel siis voolikusse sattuda. Ja tema lõpetuseks tahaksin veel lisada ka endapoolse nõuande, et kuigi te kasutate survepesuriga nii-öelda joogivett ja trassist, siis igal juhul ikkagi pange see filter sinna vahele. Ja kui see filter on vahel, siis te ise ka imestate, mida sealt trassist kõike võib tegelikult tulla. Ja huvitav on see, et päikesepaistel olnud voolikus tekib ka mingisugune sademekiht, mis siis siin filtris kinni püütakse enne, kui ta meie kallisse masinasse jõuab.